Ahoi sõbrad, üle pika aja jälle tripima rattatripile, aga seekord tervelt 2 nädalaks. Ei taha öelda just, et ümber Eesti tiirule, aga vaatan päev korraga. Alustan Võrust Valga poole. Ja täna teen sellise lühema otsa. Täna teen esimese peatuse enne Valgat, lihtsalt soojenduseks. Kohe ei hakka hullu tempot tegema ja hulle kilomeetrid. Ja siis hakkan vaatama iga õhtu, kuhu järgmisena ja kaasas on mul päris hulga varustust, et läpaka võtsin ka kaasa, saab samal ajal õhtuti videosid kokku panna ja vaikselt teieni tooma hakata kord nädalas mingi osa. Aga mis päeval veel mõtlen. Kell on 9:10 kuskil. 1,3 kilomeetrit sõitsin praegu. Ja nüüd ma siis jätkan. Nii et vaatame, mis see 2 nädalat toob. Esimesed kilomeetrid läbitud. 16 kilomeetrit ja 58. 16,58. Kärgo pole lihtne, just tulin ühe suurest tõusust üle. Väike puhkepaus ja siis liigun jälle edasi. Aega siin ei mõõda, ainult kilomeetrid loen ja neid ei osta mina. Nii need kilomeetrid lähevad. Vahepeal pidasin plaani enne Valgat, ma arvan, paarkümmend kilomeetrit vast või vähem, on Alumati lõkkeplats ja lähen sinna. Aga sinna on veel mingi 7,8 kilomeetrit mapsi järgi. Ja sellega ma tänase päeva seal lõpetan, et jään laagrisse ja rohkem kaugemale täna ei liigu. Aga tee peal tuli päris palju üllatusi. Vahepeal sain käru remontida. Ühed kinnituspoldid murdusid ära siit alt, kus see sinine tuust praegu paistab. Tegin kärukoti lahti, käru enam ei olnud õiges sõiduasendis, hakkas ühe poldiga oma rada minema. Ja see teine polt on ka kõver, et mingi aeg murdub ära. Ja siis ma tegin käru kõik tühjaks, enam-vähem. Ma ütlesin, et võtan telgikotist ühe telgivaia, ajan siit aukudest läbi ja painutan kõveraks, et hoiaks mingil määral. Ja siis selgus, et telgikotis ei olnudki telgivaiasid. Need olid jaanipäevast eraldi kotiga ja jäid kuhugi koju. Või teise variandina on sisse rulli keeratud, aga see selgub seal lõkkeplatsil. Aga vaiadest ei ole hullu. Puuokstest saab ka vaiasid nikerdada. Aga siis ma hävitasin ühe selle kinnituskummil konksu lõikasin maha. Ajasin läbi ja kõveraks. Hetkel on üks
10 kilomeetrit see toiminud. Aga homme üritan nagu Valgas midagi stabiilsemat osta, uusi Bolte ja asju. Praegu siis nii. Õnneks kannatab sõita ja väga tempot ei tee. Peaks Lõkkekani välja ja homme Valgani oleks ka hästi. Aga kui laagrist, siis näitan lähemalt. Ja kohale jõudsingi. Selline lõkkeplats siis. Puukuur, kus saab peal magada. Väike järveke. Ujumissillaga ja redeliga ja võib-olla isegi kastan isegi vette. Päris palav on olla. Ja siis siin selline lõkkase. Ja laud on eemal. Siia tulek oli ikka päris ränk. Hakkasin lükkama ratast siit mäest ülesse. Raske kärvöö taga ja poole mäe peal murduski see Bolt ära. Mis seal ikka. Aga kuna siin puukuuri peal saab magada, siis ma arvan, et täna ma ei hakkagi telgiga üldse mässama, mingit vaiasid ehitama. Mul on muidugi mõlemad telgid kaasas, rippoodi ja tipi. Aga ma arvan, selle käru leiutamisega läheb natukene rohkem aega. Selline see Bolt siis. Siit pole õnneks Valgani homme palju maad. Et saaks kuidagi Valganigi selle asja nüüd natuke paremaks, siis ma usun, et ei ole hullu midagi ja homme juba linnas saab uued Boltid ja tagavarakski. Nii, vaatame, mis siin pesas on. Toho. Uks ei tulegi lahti või? Vaatame, teisel pool on ka vist. Siin on ka midagi. Oho, siin on isegi madrats. Normaalne. Aga ma arvan, et ma saan siia ülesse pesa teha. Siia saab isegi voodi paigutada. Huvitav, mis sulle uksega? Seal on mingisugune lauajupikene jalus, mis ei lase ust lahti teha. Aga olgu. Ma arvan, et kõigepealt ma teen endale ühe kohvi, närin võikusid ja võib-olla teen mingid nuudlid ka. Ja siis hakkab käru leiutama, käru tühjaks ja üles ja vaatab edasi. Sai uus kann ostetud, aga kannuga on kaasas ka pott ja pann komplektis. Pott ja pann. Aga ma arvan, pannil ma väga rakendust siin ei leia, mul on tavaline pann kaasas.
siia potti teen nuudleid ja söön võikut ja kohvi tuleb veel rattakottidest otsida. Nuudlid hauduvad potis. kohvirekoord, sinki saia peale ja või asemel kastmeks paneb mingit kurgikastet. Kohviga tõmbab. Ketsupit, suhkurt. Ja las nad siin natuke olla. Kui ma siin korraks tiiru tegin, siis ma panin midagi tähele, mis võib käruremondil äkki abiks olla. Siit lõkkest on tulnud välja naelasid. Võib-olla ajaks 2 naela läbi, painutaks kõveraks ja ehk aitab kuni homseni. Lihtsalt kui puruks läheb kuskil tee peal, siis vaatab, et nad tee peale ei jää, et autodele ei jalgu. Aga seda pärastpoole. Praegu tahan lihtsalt puhata. Lähen käin siin ka. Vaatan. Oho. Puude peal on huvitavad märgid. Rabamoodi kaldad. Täitsa mõnus ju. Pesemiseks vett saab ja mul on kaasa võetud ka siuke kokku volditav ämber. Saab sooja vett keeta potiga ja siis külma vett ämbrisse ja saab endale paraja pesuvee teha ja aga seda hiljem. Nagu enne näha sai, siis lõkkepuid on ka. Omajagu. Mina saan täna hakkama ja alles ka liha võtsin kaasa, seda õhtul küpsetaks. Ja siin all lõkke ääres oli mingid roikaid ka, neid võib ka pärast visata veel peale. Kui tuli on üleval, saag on kaasas, kirves on kaasas. Nüüd ei ole probleemi. Aga lähen vaatan, mis need nuudlid siis nüüd teevad. Tunnen kergelt vihma tibutab. Söön ära siis tõstan asjad kõik üles. Peab mõtlema, kuidas ise sinna üles saab, seal ei olnud ju redelit midagi. Tagumine uks lahti ei tule ju. Ja nii, võib kohviga teha. See on ka siuke spetsiaalne metsapreskan. Kohviveski oli ka sellega kaasas, aga seda ma kaasa ei võtnud, sest mul oli kodus pakk tavalist purukohvi. Kui saab see purukohvi ükskord otsa, siis hakkan ubasid kaasa tassima ja ma arvan, et 3 öös kohvi ma enam nii ei tarbi, et kui saab teha paremat kohvi. Natuke ketsupit nuudlitele peale.
ja või mõne singiviilu lõigata. Täna küll tuli väikseid äpardusi, aga motivatsiooni see maha ei tõmmanud veel. Kui on probleem, leiame lahenduse ja sõit jätkub. Siingi kaome kuidagi kuhugi karpi saama. Aga võib-olla see on hommikul ka ära veel. Õhtu on pikk veel ja hommik ka ja sest niimoodi ei taha teda jätta. Ma ei teagi, mida nüüd öelda. Pärast prügikasti. Ta on väga putigane. Törtsukastet saia peale ja sink peale ja head isu siis mulle. Kõht sai täis. Esmane nälg on kustutatud. Tulin ajasin siia laka peale ennast kuidagi ära ja teen endal siin pesa valmis. Väljas hakkab vihma kergelt sabistama. Tool on juba kergelt natuke niiskaks tõmmanud, aga ei ole hullu. See on väike mure. Teised asjad ma tõstsin praegu varju alla, osad asjad puupuuri sisse. Ja nüüd panen voodi kokku, sest ma tahaks ikkagi normaalselt magada, kuna matte ega midagi ei ole ja telki püsti ei pane, sest siin on natuke kõvavõitluse küljealune, siis voodi on nagu kõige parem lahendus. Aga eks ma saan siin reisi ajal katsetada erinevaid variante. Ilusam ilm, siis ma mõtlesin, et paneb rippvoodi püsti ja voodi paneb rippvoodi alla, siis saab normaalselt, kasutab nii-öelda rippvoodit kui kookonit sääsevõrguga. Nii. Voodit ma olen korra katsetanud. Ostsin selle jaanipäevaks ekstra. Käisin Tõnul külas jaanide ajal ja siis sai seda kasutatud. Nüüd siis võtan ka reisi ajal käiku. Kõik on ühes tükis. Tuleb küljed alla lasta ja siis laiali tõmmata. See pool ja siis see pool ja siin on sellised lukustused. Nii, klõps. Teisel pool ka. Ja ongi voodi koos. Nii, ühe käega natuke keeruline teha, aga noh. Ja ongi voodi.
ma usun, et siin on väga mõnus. vaatame, mis siin madratsi taga on. Mitte midagi. Lükkame selle madratsi nii kaugele kui saab. Siis lükkame voodika nii kaugele kui saab. Ja on siin ruumi asjade jaoks. Väike padja osa. Aga muud ei oskagi öelda. Väga hea voodi on. Mulle meeldib. Uni on hea ja nüüd magamiskoti kord. Magamiskotti ei mahtunud kärru ära. Päris mitmed asjad pidin koju jätma. Tahtsin kaasa võtta Makita oksasaagi akuga ja laadijat. Et mõne lõkkeplatsi puhul võib-olla ei ole puid ja siis tuleb ise oksakesi saagida. Aga kuna ei mahtunud, siis pidi ikka võtma käsisae kaasa. Ja kuna see kärru ei mahtunud, tuli see kinnitada rattakottide külge kuidagi ja kilekott ümber, et mereks ei saa. Ja õnneks sõidu ajal vihma ei tulnudki. Nii, paneme siia voodi peale korraks. Seekord peab väga palju kaamerat käes hoidma. Ütleme niimoodi, et enam ma ei filmi telefoniga. Ostsin ka endale DJI Action 5 Pro. Aga selle standard variandi, kus ei olnud igasuguseid kinnitusi kaasas. Ja seega tuleb ilma hakkama saada. Ainuke, mille ma juurde ostsin, oli nii-öelda laadimiskääbide või midagi sellist, mis ka kergelt harkjalaks käib. Annab natukene voolu juurde, toimib akupangana. Ja on ka juhtnupud olemas, kui ühendus on olemas, siis ei pea nagu kaamera nuppe vajutama, vaid saab kääbidemest ka. Ehk panen pildigi siia vahele, kui videot kokku monteerin. Nii. Selline saab siis täna minu pesa olema. Tuleb siin asju üles tassida. Ma arvan, ma jätan praegu igasugused söögiasjad alla. Neid kasutab homme õhtul söögi tegemiseks ja homme, et külmakast ja siis muu toidukarbi võib isegi üles saata. Seal ei ole rohkem midagi, mida ma täna kasutaks. Sest mõte on teha šašlõkki ja praekartult. Kartulikoti jätan alla ja tööriistad ja siuksed asjad. Aga sätin siin natukene veel ja siis tuleb hakata seda rattakäru vaatama. Sai siis ka märgitud ära tänane marsruut. Hetkel kilomeetrit pole vaadanud spidomeetrilt. Pärast märgin kaardile. Panen siis legendi paika, et P tähendab päev ja siis hakkab järjest tõmbama neid jooni, et kas esimene, teine, kolmas, et B1, B2, B3 ja kilomeetrid märgin muidugi pärast juurde ja lõpuks peaks siis olema siin
kuidas see rada kulgeb, et ma lõpuks jõuan tagasi Võrru. Said asjad enam-vähem üles ära. Jäigi need toiduasjad sinna alla ja et saaks pärast pesta, nõusid ära, ise natuke värskendada. Ainult maitseaineid kaevasin siia välja, lihtsam siit kätte saada. Mis veel tule tegemiseks see gaasisüütaja. Ja nüüd on telefoni lakut vähevõitu järgi, et viskan ka telefoni laadima. Aga enam ma ei kasuta akupanka. Selleks puhuks on mul nüüd ka spetsiaalne abimees. Võtan siit potist kohe välja. Raadioga välja, et igav ei oleks. Igasugu kinnitused, lullad, varugaasid. Kärus on 3 tükki, siin on 2 tükki mõneks ajaks, võib-olla ei kasutagi ära. Algse plaani järgi pidin ka radika kaasa võtma, aga seegi ei mahtunud ära. Pidin valima, kas grill või siis radikas. Ilmad on soojad, aga nagu näha, siis sajab. Siis radikaga oleks saanud nagu niiskust tõrjuda ja riideid kuivatada. Kuivatada paremini. Kui öö läbi sajab, siis ma arvan, et hommikul oleks ikka riided niisked. Sokid ja särgid ja. Aga ei ole hullu midagi, vast saame hakkama. Ja siis on mul selline aparaat. EcoFlow River 3. Praegu tal on voolu 100%, 85 tundi saab toimetada. Aga mu telefoni aku hakkab väheks jääma, siis ma panen laadima. Saab tavalist pistikut. Ja on ka autolaadimispesa ja USB-d ja asjad. Aga juba panen laadima ja lähen vaata, mis selle rattakäruga saab. MacGyver tegi jälle vahepeal tööd. Kuna midagi ei olnud, siis tuli neid naelu võtta, mis seal lõkkeplatsi juures pingi peal oli. Ajasin läbi ja painutasin kõveraks, eks ta ligadi-logadi on, aga usun, et venitab välja homseni, kui Valka jõuan ja siis on normaalsed kruvid. Ja kindlasti, kui kannatab sõita, siis sõidan nendega edasi, kuni need lähevad puruks ja siis alles panen poldid alla. Sest et milleks tassida nagu asjad välja poole tee peal. Et kui jõuan homme lõkekale nendega naaldega ära, siis vaatab homme õhtul alles vahetan ära, et tee peal ei hakka siis jamamagi. Ja eks homme on käru kergem ka juba, siis on vett ära kulutatud ja võib-olla paigutan kuidagi asju ümber, et saab rattakottidesse panna vett pigem, mis nagu kaalu siin kärul juurde annavad. Aga kuna vihma sajab, siis ajan käru tagasi püsti ja katte peale ja ongi hea. Ja saab tavaliste protseduuride juurde minna, lõkkepuid teha. Lõkkepuud võivad veidi oodata. Peseks need nõud ära ja nõude pesemiseks võtaks järvest vett. Selleks on mul siis siuke kokku folditav ämber. Lükkab lihtsalt klõps ja
saab selline ümber, ma ei teagi, kas ta 10 liitrit on, aga võib-olla natukene alla selle. Selles suhtes plaaniga vedas, et täna lühem päev, jõudsin kuivalt siia ja asjad on kuivad. Nüüd sajab kergelt vihma, aga sellest ei lase häirida. Nüüd võib sadada. Saab ju puukuuri all ka istuda ja seal üleval. Vaatame, milline see vesi on. Vesi on pruun. Muidugi siuke nagu ikka. Rabavesi on turbane, aga nõude pesemiseks sobib. Loputan tassid ja presskannu ja poti ära ja võibki õhtut nautima hakata. Lõkke üles teha võib-olla, aga võib-olla ootab veel veidi. Teeb lihtsalt kohvi. Samas mul on kalja ka kaasas, võiks kalja juua. Ei hakkaks kohvi rohkem tegema, pärast ei saa magada. Jätaks kohvi hommikuks. Nii. Ma pesen siis vahepeal nõud ära ja praegu siin mingit keemiat ei ole vaja kasutada. Värskelt söödud, midagi kinni pole kleepunud. Ja siis tiksun niisama. Nõud on pestud. Jätan siia kuivama. Ratta tõssin ka praegu siia räästa alla. Saab kuivas olla. Ja siis käru tõssin sisse. Praegu veel ei hakkagi lõket tegema, alles sõin. Nii et pole vaja veel liha teha. Vaatan, tiksun paar tunnikest. Nüüd võib rahulikult vihma sadada. Minul on hea kuiv olla, siin katus pea kohal ja võib kalja juua. Naudin õhtut ja tänaseid seiklusi. Võtsin spidomeetri ka siit küljest ära. Nii. Täna tuli, ütleme niimoodi, et 56 kilomeetrit, 55,89. Sõiduaega tuli 3.51, keskmine kiirus 14.50 ja suurim kiirus 41.60. Mäest alla. Nojah. Soojenduseks käis küll. Kui homme saaks selle käru jaoks poldid ka ära siis ja varuga, et kui tee peal midagi juhtub, siis on olemas, siis ei ole hullu, et homme tahaks küll suke 100 ja pluss kilomeetrit võib-olla maha panna. Aga siit on jälle õppetund. Tegelikult ei tulnud selle pealegi, et mingid kärudetailid võivad otsi andma hakata. Mõtlesid ainult selle peale, et tagavara sisekummid oleks kaasas, et kui läheb puruks, siis vahetab ringi ja aga jah, et mingid poldid kärul või selle peale üldse ei tulnudki ja ka mingid otseselt tööriistu ka ei ole, et homme tuleb võtmeid ka osta. Ühe kaupa neid kindlasti müüakse ja
ja kui tulevikus teed mingit sihukest pikemat trippi, siis kindlasti tuleb ka eraldi mingi remondikohver komplekteerida ratta peale. ja kus on võtmed ja poldid ja kõik siuksed asjad, mis iganes läheb puruks. aga seekord proovime siis jooksvalt lahendusi leida. joon enda kaljakest ja chatin ja paar tundi tiksun niisama. kell on 17. ma arvan, mingi seitsmeni tiksun ja siis ma teen lõkke üles ja hakkan praekartulite jaoks kartuleid koorima ja siis teen õhtusöögi ja nii ongi. aga nüüd rahulik tiks. aeg sealmaal, et tuleb kolida lõkkele lähemale, lõkke üles teha ja liha küpsetama hakata. aga kuna siin varjualust ei ole, tuleb tark appi. siia alla laud ja pink ja siis saab siin praekartulit samal ajal praadida, kuni liha küpsetab. ja ma näitan veel midagi, mis ma leidsin. jah, siit saab ka. Voilà, mustikad. esimese pistsin juba põske, sain selle aasta esimese mustika ära söödud. nii, selle nööri panen siia taha peitu. tema võib siia jääda. ja nüüd siis pusin enda matkalaua kokku, mis ka on hiljaaegu soetatud. setin kaamera natukene paremini ja vaatame, kas näete ka. juppe on palju, aga ei ole hullu midagi. nii. nii. selline lauake. siia kannatab küll pliidi peale panna. võib-olla tõstan natukene siia puutokile lähemale. teeme. kaamera kukkus, sorry. aga ma arvan, et ajab asja ära. Lähen viin selle koti tagasi varju alla, et ta märjaks ei saaks.
kirve kaasa, puid tuleb teha. Ja kui mingit tegevust toimub juba, siis näitan edasi. Ja mu metsaköök ongi valmis. Laud. Pleit valmis, ootamas kartult. Kartult tuleb veel koorida. Samas ma ei tea, võib-olla lihtsalt puhastan veidi siit-sealt need kasvukohad ära ja koos koorega pipart, soola, kartuli maitseainet. Õli on mul seal külmkapis. Ja nüüd ei ole muud kui lõkke ülesse. Sellise hea asjaga. Tuulekindel ja aitab kindlasti mind täna. Nii. Nii, sina läksid seal. Sina ka seal all läksid. Ma arvan, et sellest piisab. Lähen viin selle nüüd sinna varju alla ära. Siin ei ole rohkem teda vaja. Saab pisut kuivas olla. Nii, hops. Kas midagi? Kartulitega vist läheb veits aega. Et kuna alles lõkke läheb käima ja võin mingit ettevalmistust ära teha, et lõigata pannile valmis. Ei hakka mingid peenikesi viilakaid tegema. Mingid suvalt kuubikud ja natuke õli ja küpsema. Nii. Ja kui läheb pimedamaks, siis on akuga valgus ka. Saab natukenegi valgust siia. Aga praegu on hea olla. Siin all vihma ei saja. Ma ei tea. Hakkan kartuliga tegelema. Nii, siis ongi pannil kartulid. Natuke seda lõket kohendada ja saab varsti äkki liha ka küpsema panna. Kartul hakkab valmis saama. Vahepeal jätsin pliidi seisma, sest et kartuliga läks üsna ruttu. Vähe neid panni peal on ja natuke õlised on, aga ei ole hullu midagi. Annabki öösel rohkem sooja telgis, kui rasvasemad sööd. Mis telgis, magamiskotis. Liha hakkab ka enam-vähem küpsema. Need saab ka nosimiseks vaikselt ära võtta. Lasen veel kartuleid natuke soojemaks ja siis settingi endal taldrikud täis. Juurde võtan erinevaid kastmeid. Mingit hamburgerikastet. Siis seda lõunast kurgikastet. Ja ketšupit. Maitseaineid võib nüüd eemale panna. Lõikelaua ka. Ja taldriku valmis. Söögirikkad ka ja nagu ikka kalja.
pärast tiksun veel, siis võtan natuke protsenti, aga muidu mitte palju, sest tahaks ju homme sõita ikka piisavalt palju, et jaksaks ka. 2-3 päeva sõidan, reedel. Jah, reedel on plaan jääda laupäevaks terveks päevaks paigale ja pühapäeval ka olen paigal, eks paistab. Aga reede kindlasti jään ja siis laupäeval olen ka kindlasti. Pühapäeval selgub, et kas sõidan edasi või mitte. Ja kui sõidan, siis võib-olla poole päeva pealt või midagi sinna kanti. Aga praegu hakkan sööma, kõigepealt on taldriku täis ja kui taldrikul, siis ma veel näitan. Selline siis saigi. Tundub hea. Ühe varda litsusin ära siia taldriku peale ja teise tõmbasin äärde. Resti äärde soojaks ja ühe puu juurde pärast saab ka siis sooja liha veel nosida, kui juba protsenti manustan. Aga mis seal ikka, head isu mulle jälle ja naudin seda õhtusööki. Liha nosisin veidi, jõin selle kalja lõpuni, rääkis natuke, chattisin Messengeris ka ja nii see aeg on läinud. Nüüd pakin natuke seda laagrit kokku, tassin asjad üles ära ja pööningule ja siis lähen ise ka sinna ära. Tõstan laua üles, korraks tuleb lahti võtta, muidu ei mahu uksest sisse. Laua üles, tooli üles ja sätin valguse sinna ja selle tarpil võtan küljenöörid kõik lahti. Siis ta saab siin lehvida natukene paremini ja võib-olla kuivab ära ka, kui sadu jääb järgi ja ei ole hommikul nii märg. Mis veel võiks head öelda? Ja kui üles lähen, siis panen telefoni laadima ja tõmban vist need videoklipid tänased arvutisse ära. Täna õhtul ei viitsi tegeleda sellega, et kokku panna filmiks. Aga ma arvan, et homme õhtul pusin neid kokku ja laen reedel ülesse. Jaa, muidu täna on 9. juuli. Kui alustasin seda enda trippi, et 11. vast peaks jõudma juba teieni mingi esimene osa ja siis hakkab nädalaste intervallidega edasi tulema. Aga liigutan ainult ennast natukene ja siis vaatame üleval edasi. Ja saigi mu kodukontor või metsakontor valmis. Lauad ja asjad on üleval. Telefon laeb jaama küljes. Valgust näitab lamp. Ja arvutil on vool. Liha veel on. Protsent tuli ka käiku ja leidsin siit ka paar küünalt. Nii et saab ka veidi meeleolu. Tõmban asjad siit kaamera pealt arvutisse ja vaatan. Võib-olla viitsin. Nokitsen juba täna.
aga teiega ma jätan tänaseks kõik ja ütlen head ööd. Ei tea, kui pime siin on, aga on mind näha. Ütlen teile head ööd ja toimetan siin natukene ja tiksun ja lähen magama ära. Ja ma arvan, et sellega siis esimese osa video lõpetab ka ja mis edasi saama hakkab, näitavad järgmised videod. Jälle nägemiseni!